Lugupeetud saadikud, lugupeetud arupärijad, lugupeetud minister. Mida rohkem ma ministrit kuulan, seda murelikumaks muutun. Minister käitus siin nagu Lehtme advokaat. Just lugesin Lehtme advokaadi sõnumeid ja nad palju ei erinenud siin. Ma pärast vaatan stenogrammist üle, aga siis just minister ka proovis defineerida seda õiguslikku probleemi, et siin on see küsimus, kui palju võib muudeks kuludeks minna annetamiste juures ja ega siis annetajad ei saa nõuda, et kindlal viisil nende annetust siis kasutatakse. Täiesti absurdsed sõnumid. Te nagu meelega püüate seda teemat ümber defineerida. No siis ma tõesti nagu ei imesta, et millises seisus me varsti juba siin oleme terve Riigikogu ühe koosseisu aja, kus teie käe alt tuleb kaks saavutust, et abielu ümberdefineerimine, millega te kiitlete siis Rootsi retsidivistide Tartusse ümbertõstmine ja lihtsalt rumaluste rääkimine, et see ongi siis, võiks öelda, tulemus Eesti võimsamalt häältetoojalt, teie võimsamalt häältetoojalt Lehtmelt, et kui juba selline tegelane toob hääled, siis on ka tagajärjed, tundub, et midagi üsna sarnased, et keegi pakub neile siit samast Riigikogu puldist katust. Et vene keeles on selline termin nagu vargad seaduses või seaduslikud vargad, et mulle tundub, et me jõuame nendele terminitele siin üha lähemale, et seaduslikud vargad, et siin pakutaksegi katust. Masendav. Ja teie paljudel erakonna liikmetel on siiamaani temast distantseerimisel suuri raskusi, nagu näiteks härra Tsahknal, kes minu mäletamist mööda naljalt ühtegi halba sõna ei ole selle katastroofilise juhtumi kohta toonud. Jah, annetaja võib nõuda, et tema annetusi kasutatakse kindlal viisil. Ka lepingulised suhted on usaldussuhted, mida tagatakse paremal juhul kohtulike vahenditega või keerulisematel juhtudel. Aga nüüd me räägime tuhandetest kannatanutest, kes on oma raha usaldanud ühingule. Ühing on juriidiline isik. See ei ole tänaval suvalisele inimesele sadade tuhandete taskusse andmine. Me loeme ka ju neid masendavaid lugusid, kui petetakse välja inimestelt siis kõikvõimalike telefonikelmide poolt raha. Vabandage, millega siis tänapäevane annetuste kogumise MTÜ sellest siis erineb, kui me laseme sellel asjal sedasi toimuda. Ehk siis jah, siin toodi välja ka Lehtme eramu võõrandamine välja. No loomulikult, see käib rängalt avalikkuse õiglustunde vastu, kui sellel lastakse toimuda kõigi silme all. Meil on olemas juriidilised vahendid, et seda kõike peatada. Aga ei, te leiate hoopis vabandusi ja ütlete, annetaja ei saa nõuda, et tema annetust kasutatakse kindlal viisil. Jah, saab nõuda, peabki nõudma. See on usalduse kuritarvitamine, see on kelmus, mille tunnistajaks me siin oleme. Ja eriti ohtlik on ka Slava Ukraini nõukogu käitumine ja nad ei saa pugeda selle taha, et neil ei ole ressurssi hagide esitamiseks, sest mitmed ettevõtjad on pakkunud raha, et usaldust taastada ja see hagi sisse anda. Nii et tegu on järelikult lihtsalt kinnimätsimisprojektiga. Palun 3 minutit lisa. 3 minutit lisaks. Ehk siis vastutus praegusel hetkel ilmselgelt hakkab laienema. Ja me peame luubi alla võtma selle seltskonna, kes teadlikult püüab tuhandete annetajate ja kogu avaliku usalduse küsimust naeruvääristada ja lõpetada,
tsiviilhagi ja lõpetada selle raha tagasinõudmise. Nii et ma ütleks, et mõne koha pealt on Eestis veel hullemad lood kui Ukrainas. Ma ei imesta, et sõjas käivas riigis, kus liiguvad gigantsed rahad, hakkavad juhtuma asjad. Aga meil võiks ju olla rahuaegne olukord. Meil on uurijad, meil on prokurörid, aga hakkama ei saada. Et siis nüüd on küsimus juba selles, et kas Eesti juba mõjutab Ukrainat korruptiivsuse suunas või Ukraina meid või kuidas see kõik käib. Et kas Lehtme tegi Minditšit või Minditš tegi Lehtmet. Et vahepeal juba hakkame siin ühendatud anumaks muutuma, kui ma teie ettekannet kuulan, kus te vabandate sisuliselt Lehtmet või kogu selliseid skeeme. Annetajad ei võigi nõuda seda, et nende annetused lähevad kindlale asjale. Muide, erakondadele annetatakse ka. Kas nad ei või nõuda, et nende asi läheb täpselt sellele, mille jaoks nad annetasid? Ehk siis, ja siis kiideldi sellega, et küll ikka parimad uurijad ajavad asja Ukrainas ja Eestis. No sellist jorutamist rahvusvaheliselt ülikaaluka protsessi puhul annab ikka otsida. Sellist vastutustundetust, kui me vaatame Oleksandr Tšernovi ehk vilepuhujat, kes selle protsessi paljastas, see on ikkagi suur saavutus, et mees on elus praegu. Ja see, et tema vastu algatati protsess, see ju näitab, kuivõrd eluohtlikku mängu siin mängiti. Ja siis öeldaksegi, et parimad uurijad teevad parimat tööd. Seda meest on ähvardatud, tema vastu on protsess algatatud. Me peame päästma ka inimelusid. Ja mulle tundub, et Kalle Laanet hakkas seda teemat juba tõsiselt võtma, kui me 10 kordi küsisime ja osundasime. Ta hakkas neid küsimusi küsima. Ja ennäe, täna on ta ise kohtu all. Et mingil põhjusel meenutab see Ukraina olukorda. Aga me peame olukorra lahendama, et selle kõige häbiväärsema loo viima loogilise lõpuni ja me aitame sellega ka Ukrainat, sest ka Ukraina peab läbi tegema enesepuhastusprotsessi, sest võiks öelda, et välisvaenlane on üks ja teine vaenlane on sisevaenlane ja see sisevaenlane on korruptsioon, mis õõnestab kaitsetahet Ukrainas ja paraku ka Eestis. Aitäh! Tänulik teile. Nii, ei ole üldse vaja muretseda. Eelnõu on tore ja hea ja kas me nüüd hakkame siin võistlema, kes on rohkem eestlane, kes hoolib rohkem lastest, EKRE või keegi teine, siin ei ole mingit võistlust. Enam suuremat pere, laste, naiste ja eestlaste sõbralikumat erakonda Eestis lihtsalt pole, kui on EKRE. Aga mis on muidugi, mida ma ei saa kuidagi jätta. Siin taheti konstruktiivset arutelu. Vaata, konstruktiivne arutelu seisneb selles, et me oleme reaalsuses omadega. Ja reaalsus on see, et süstemaatiliselt koosseisust koosseisu, ka selle koosseisu jooksul sotsid on käitunud ütleme siis nii lasterikaste perede kui lihtsalt laste kui ka naiste suhtes halvasti. Ja vähendanud naiste soovi saada lapsi, vähendanud inimeste majanduslikku kindlustunnet või ka julgeolekualast kindlustunnet ja läinud kaasa kõikide sigadustega, mille Reformierakond lauale on pannud või Eesti 200 lauale on pannud. Ma ikka tulen tagasi selle juurde, 3 korda hääletasid sotsid maha Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna eelnõu vähendada toiduainete käibemaksu, kui te istusite valitsuses. Siis ei olnud seda võimalik üldse kuidagi teha. No ei olnud võimalik, sellel ei ole mõju ja kauplejad panevad raha taskusse. Nii kui opositsiooni sattusite, nii hakkasite sama eelnõud ise siis meile siia tooma. Samamoodi, istusite valitsuses, võtsite ära kodustelt emadelt tervisekindlustuse, võtsite ära suurpere lastetoetused või oleme siis korrektsed, ei võtnud ära, vaid oluliselt vähendasite, eks ole. Võtsite ära abikaasade ühisdeklaratsiooni pealt saadava tulumaksusoodustuse, tegite automaksu, olete hääletanud maha automaksu kaotamist.
olete kiitnud heaks kogu selle retoorika, millega meil siin Kaja Kallas ja kõik need teised, seesama Signe Riisalo siin on esinenud, ja ka täna me kuulsime seda retoorikat, kuidas mehed ei tohi kellelegi ette öelda, kes peab ja millal peab ja kui palju peab lapsi saama. Me ei taha kellelegi midagi ette kirjutada, me tahame luua motivatsiooni tingimusi, et Eesti naistel ja meestel ja noortel peredel oleks rohkem motivatsiooni ja kindlustunnust perekonda luua. Te olete selle süstemaatiliselt hävitanud noorte inimeste tuleviku usku ja kindlustunnet. Ja siis tulete siia ja räägite, et hakkame nüüd koos asju paremaks tegema. Teate, mul on sotsid teie kohta lihtne ütlus. Te veate kõiki alati alt, isegi kui sa paned plaani kirja, et sotsid veavad sind alt, nad ikka veavad sind alt. Isegi alt vedamisega veate te meid alt. Nii et teie peale ei saa mitte milleski mitte kunagi kindel olla peale selle, et te vahetate oma seisukohti kogu aeg. Ennem siin ettekandja rääkis, kuidas meie seisukoht on muutumatu. Küsimuse peale, et miks te ennem hääletasite ühtepidi ja nüüd hääletate teistpidi, vastate, meie seisukoht on muutumatu. Te ise ka aru saate, kui jabur see kõlas või? No ilmselt mitte, te olete sotsid. Nii et ma ei hakka teid rohkem tümmima siin. See jutt, et te kunagi tõstsite 19 euro pealt 60 euro peale laste toetuse, väga tore. See oli niisugune tore asi, mida siiamaani saate rääkida, aga siis, kui oli vaja päriselt perede eest seista, vaja päriselt seista selle eest, et suurperedel oleks kindlustunne, siis te läksite kirve, kangi ja leegiheitjatega kallale neile. Ja nüüd tulete meile rääkima, et Eestis teaduspõhiselt meil on iibe probleem. Teie tegite selle. Teiega koos seda ei lahenda, see on selge. Ja aitäh, head kaasvõitlejad ja juhataja ja kõik, kes meid ja seda debatti on jälginud läbi interneti. Ja iseenesest ju väga hea eelnõu, väga hea algatus. Tõesti, eelnõu näeb ette tagada igale lapsele tasuta lasteaia koht ja eelnõuga kaotatakse lapsevanemate jaoks kohustus tasuda lasteaia kohatasu. Aga ma ikkagi suunaksin siin alguses, vähemalt oma kõne alguses, väikese sellise iroonilise teraviku eelnõu algatajate poole. Tegin seda ka oma küsimustes ja teen seda ka praegu ja ütlen, et head sotsid, te alles olite valitsuses. Te praegu taotlete küll, aga kui te olite valitsuses, kõik tööriistad olid teie käes ja te isegi ei algatanud seda eelnõud ja ei taotlenud seda algatust. Ja tuletan teile ka meelde, et kuigi siin eelnõu ettekandja ütles, et lapsed on alati olnud sotside prioriteet, siis ma tuletan meelde ikka sedasama, et nii kui te saite valitsusse, just nimelt sellesse viimasesse valitsusse, kus teie olite, võtsite kohe suurperedelt ära toetuse, emadelt tervisekindlustuse, kodus olevatelt emadelt, peredelt laste arvelt tulumaksu tagastuse ja loomulikult kehtestasite automaksu, mis lööb absoluutselt kõiki peresid, ühe lapsega peresid, kahe lapsega peresid, kelle eest teie väidetavalt seisate, ja ka neid suurperesid. Ja lööb ka kõiki neid peresid, kus veel lapsi ei ole, sest ka nemad lähevad poodi ja kuhu on toodud kaubad autodega ja maksavad selle eest rohkem ja peavad mõtlema, kas nad üldse riskivad neid lapsi saada. Aga meie muidugi seda eelnõud siin toetame, sest me oleme alati seda meelt olnud. Näiteks 2025. aastas ka Postimehe analüüs ütles, et tasuta lasteaia koht, see küll Tallinna kontekstis, eelkõige on siis Keskerakonna ja EKRE teema ja tõesti see ettepanek on olnud meil läbivalt üleval siis valimistest valimistesse. No suvel tõstis selle teema lauale korraks Tallinnas ka Reformierakond, kes lihtsalt intseneeris sellega Tallinnas võimutüli ja paljastas sellega oma poliitilist rumalust, aga jäägu see sinna. Ja sotsid olid muidugi selle vastu ja nagu õieti öeldakse, et põhjusi leiab muidugi alati ja eks ta ole, põhjused on ühes omavalitsuses ühed ja teises omavalitsuses hoopis võib-olla teised ja eks ta ole, seetõttu tulekski siis lasteaia kohatasu osas üleriigiliselt midagi ette võtta. Ikkagi ei saa. Reformierakonnast peab rääkima, et Reformierakonnast oleme
pidanud siin palju kuulma, aga lasteaia kohatasu kaotamisel me ei pääse neist üle ega ümber. See on väga irooniline, aga väga eluline fakt, et nõudes tasuta lasteaia kohta siis populistlikult ühes omavalitsuses on nad olnud aastaid ju võimul ühes teises omavalitsuses, kus oli üks kõrgemaid lasteaia koha maksumusi üldse. Ja siin on räägitud Tartust, räägitud Rae vallast. Ja nad ei ole käitunud teps mitte oma sõnade järgi ja see asjaolu tuleb ilmselt täna ilmsiks taaskord ka siin saalis, kus seesama Reformierakond juhib protsesse, olenemata sellest, et nende toetus üleriigiliselt on väga madal, ikka juhivad nad protsesse ja juba komisjonist on tulnud siis ettepanek see eelnõu tagasi lükata. Ehk et praeguseks on täiesti selge, et kui Reformierakonna tipp-poliitikud, kes suvel olid Tallinnas tasuta lasteaiakohtade lubaduste arhitektide seas, ajasid juba siis täiesti häbematut ja küünilist populistlikku poliitikat ja nagu kõik said näha, kukkusid nad sellega ka päris sügavalt poliitilisse auku. Nüüd oleks neil võimalus selle eest seista Toompeal ja Stenbocki majas, aga nende kahepalgelisus saab ka siinkohal siis ilmselt täna topelt ilmsiks, sest see eelnõu esimesest lugemisest kaugemale ei jõua. Ma palun lisaaega. Lisaaeg 3 minutit, palun. Aitäh. Lasteaed muidugi võiks ja peaks olema lapsele inimõigus. Iga laps, kelle vanemad soovivad teda lasteaeda panna, peab saama lasteaias käia, ilma et see paneks löögi alla tema vanemate rahakotti, kes peavad siis valima, õigemini neil ei olegi valikut. Kui lapsevanemad tahavad, et perel oleks leib laual ja katus pea kohal, nad peavad käima tööl. Nad peavad käima tööl, peavad vaatama, kuidas lapsed päevaks kuhugi hoidu saada ja samas nad peavad sellest samast töötasust päris suure osa ära maksma selle eest, et nad saaksid üldse tööl käia. No teatavasti lastega kodus olevatelt emadelt võeti ju ka tervisekindlustus ära, nii et nad üldse ei saagi valida, et kui nad tahavad lapsega kodus olla ja teda ise õpetada ja kasvatada, siis nad ka seda teha ei saa. Sest riik ju sellega ise sunnib naisi tööle ja samas võtab neilt osa teenitud töötasust siis ära lasteaia kohatasuna. No seda eelnõud meie toetame, see on selge. Aga ma arvan ka, et lasteaia kohatasu kaotamine üleriigiliselt peabki olema poliitiline otsus. Aga selleks peavad võimule saama poliitilised jõud, kes päriselt ka hoolivad oma rahvast, oma peredest, oma lastest, Eesti rahva kestmisest üle aegade, kes ei jaga oma raha ära võõrastele, kes ei ehita lasteaedu teistes riikides, vaid ehitab neid Eestis meie oma lastele, kes ei osta ega anna ära oma relvi, vaid kaitseb eelkõige oma riiki ja oma rahvast, kes ei hakka esimese asjana otsima põhjusi, miks ei saa, vaid hakkab otsima lahendusi, kuidas saaks. Lasteaia kohatasu kaotamine kõigile Eesti kodanike lastele ja ma tegelikult ütlen, et see on väga oluline Eesti kodanike lastele, sest me ei jõua mitte iialgi kinni maksta kõiki neid, kes tulevad siia Eestisse meid välja sünnitama. Kohatasu kaotamine kõigile Eesti kodanike lastele kõigis Eesti omavalitsustes saab ühel päeval kindlasti teoks, aga selleks tuleb Eesti rahval valida otsustajaks rahvuslikud jõud nagu EKRE. Aitäh!